Tervist! Tervist! 6 miljonit krooni on ära kulutatud Tallinna linna veebilehe peale ja välja on kukkunud midagi väga tõsiselt koledat ja tõsiselt valesti tehtud. Ma saan aru, et asja arendatakse küll edasi, aga kas seda asja arendatakse edasi selle sama 1,6 miljoni krooni eest või hakatakse sinna sisse pumpama veel raha? Tallinna veebilehekülg. No mina ei ole suur veebilehe asjatundja, aga ma olen ka sellest nurinast kuulnud ja püüdsin aru saada, palju selles on tõde ja palju sellest on harjumatust. On ka selliseid asjatundjad, kes väidavad, et see on kõige moodsam, kõige enam tulevikku suunatud ja kõige niimoodi lootust andvam veebileht ja need, kes nurisevad, need lihtsalt ei ole uute asjadega harjunud. Ma ei julge öelda, kummal poolel on õigus, aga ma kinnitan teile, et on ka teisi seisukohti kui need, kes ütlevad, et veebileht on ebaõnnestunud. Härra linnapea, tund on tunnipikkune ja suur osa sellest tunnist on juba möödas. Meil on täpselt nii palju aega veel kuni saate lõpuni, et te lunastaksite ühe oma lubaduse. Ja lubadus on lihtne. Rääkida natukene nüüd eelolevast kuust ja nagu eelmise saate lõpus te rääkisite oma kuuplaanid ette, nüüd ootab meid ees aprill. Mis on tulekul aprillis? No väga tähtis on see nädalavahetus, sellepärast et meile tulevad külla Riia, Vilniuse ja Helsingi linnapead ja me peame aru 4 linna koostöö üle. Üldse ma tahaks öelda, et minu arvates meie pealinnade linnapeade selline koostöö on palju tugevam, kui riigi tasemel see toimub ja võib-olla omajagu on siin põhjuseks ka omaaegne rahvarinde loomine, mis ju oli Riias, Vilniuses, Tallinnas samal 88. aastal ja seetõttu järgmisesse kuusse mahub ka rahvarinde konverents ja mahub ka mälestustahvli avamine uuel tänaval selle maja seina peal, mille katusekambris omal ajal rahvarinde eesseisus koos käis. See on niisugune ajaloo aspekt. Aga kui rääkida linnaehituslikust küljest... Reaalselt, mida linnakodanik võiks oma silmaga näha ja tunda, et midagi muutub nüüd aprilli jooksul, oskate öelda? Aprillikuus peaks algama väga suured ehitustööd. Esiteks Vabaduse platsil kommunikatsioonide ümberdestmine, teiseks rannapromenadi ehitamine Kakumäelt Stroomi randa, edasi kolmandaks Loopealsel valmivad jällegi 2 uut maja, nii et objekte, milledega töö algab ja teedehituse objekte ja teederemondi objekte, neid on päris palju aprillikuus, aga üks põhimõtteline asi veel, nimelt saab valmis kõrghoonete teemaplaneering, tähendab see linnavalitsus esitab oma seisukoha, kuhu võib kõrghooneid ehitada, kuhu ei või, missugused need kõrgused on ja nii edasi. Selle ümber on palju vaieldud ja ilmselt vaieldakse edaspidi. Ma siis küsin kohe, kuhu siis võib ja kuhu siis ei või? Aga see on linnale päris tähtis otsus ja kuhu võib. Ja kuhu ei või. Vaadake, juba Dmitri Brunsi, meie legendaarse peaarhitekti ajal tehti esimesed uuringud, et kuhu võib ja see on see piirkond, kuhu nad praegu kerkivadki, see on seal Stockmanni ja Maneži ja siis see on see piirkond, kus oleme ja siin stuudio kujunduses on isegi natukene näha selle piirkonna nurka. Kas on nüüd kindel, et kusagile mujale nagu üksikud purihambad suus ei kerki mingid kõrghooned? Näiteks sama Pirita tee, seal on nüüd üks maja püsti, teine vist on ka valmis saamas. Noh, kes ütleb, et see kaunistab linna siluetti, kes ütleb, et see on väga kaootiline natukene. Linnavalitsuse istungile ei ole see kõrghoonete projekt veel jõudnud. Lisaks sellele, millest siin jutt oli, on linnas ka teisi piirkondi, kuhu neid tuleb, aga
Nii palju, kui mina olen näinud, Pirita piirkonda küll ei ole neid kavandatud, aga ma usun, et see on siis juba järgmise jutuajamise teema, kui selleks ajaks saab vastu võetud see kõrghoonete planeering. Ja noh, mis on järgmisele kuule eriti tähtis, siis mõelge selle peale, et nädalavahetusel keerame kella, tähendab, lähme üle suveajale, aga ärge te seda nüüd uskuge, et kevad vahele jääb ja kohe suvi algab. Ma arvan, et kevad ikka tuleb ka. Aga pärast seda talve olete te ka mõelnud linna koristamise peale. Siin on olnud üleskutseid selle kohta, et paneme kõik käed külge. Mida linnavalitsus kavatseb teha, et enne kevadet või kevade alguses saaks juba selle linna enam-vähem korda ikka? No tavaliselt on olnud niisugune kõige hoogsam linna puhastamise kampaania kusagil aprilli lõpus ja mai algul ja 3. maiks ju kutsutakse üles selle kampaaniale Teeme ära, et teha mitte Tallinn, vaid kogu Eesti korda ja ta läikima lüüa selle sõna kõige paremas tähenduses. Me tahame igati selles kampaanias osaleda ja omapoolse panuse sinna ka anda ja ma arvan, et seda tahavad kõik tallinlased. Nii, härra linnapea, tund tiksub oma kiirusega ja pole parata. Uued saated ootavad oma järge. Me oleme siinsamas stuudios tagasi täpselt kuu aja pärast, kuu viimasel neljapäeval ja küsime teie käest aru ja saate ka teie, head vaatajad, oma küsimusi esitada. Seniks aga kohtumiseni. Kohtumiseni.